way since 2005. From a bold vision to a global movement. From zero to more than $300 million in revenue. But in the bigger picture, we are just getting started. The potential is enormous. In the coming decades, the omega-3 market will be worth around $200 billion. In every category, there's always one player who takes the lead and owns the space. Who will own test-based personalized nutrition? Many factors will play a role, but one thing stands above the rest. Ambition. Zinzino's ambition is grand. $1 billion in sales in the next 3 to 4 years. 20 million customers by 2035. 100 million customers by 2050. But numbers alone won't get us there. Your ambition will. Your state of being, your decision to build the life and business you once only imagined. Your desire to change people's health for the better. Your discipline to show up every single day. Even when it's tough. Especially when it's tough. Ambition brought us here. Ambition will take us there. Ja eks see põseke särab ikka tänu meie vingele kollageenile, mis ei muud ikka. Püha eliksiir minu jaoks. Aga nagu sa ütlesid, et mis meid siin kõik veel ees ootamas on ja et see on see põhjus, miks ma tegelikult olen siin olnud tervelt juba 14 aastat ja põhjus, miks ma iga päevaga järjest rohkem ja rohkem säran ja entusiasmi satun ja inspireeritum olen, on see põhjus, sest ma näen, et kõik see, miks ma 2011 sulle, Margus, jah, ütlesin, hakkab täpselt realiseeruma. Ja siin rõhk on sõnal hakkab realiseeruma. Ja täna 14 aastat hiljem tegelikult ongi kätte jõudnud need tõelised põhjused, miks mina 2011 juunikuus ütlesin jah koostööle Zinzinoga. Ja eks me tänase tunnikese jooksul need kõik asjad ka põgusalt läbi käime. Mis on need minu põhjused olnud, minu motiivid. Number 1 loomulikult minu jaoks siis oli minu pere, minu sissetulek. Ma olin kinnisvara ettevõtluses olnud ligi 8 aastat. Enne seda erinevaid veel, siin autosid kui riideid, mida iganes. Mida on siin tegeletud ei ole nõukaaja poisina. Kui sealt ju välja hakkasime tulema, siis anna midagi ainult kätte, midagi ette, midagi teha ja kõik tehti ära. No. Et tänaseks mul on hea meel, et elu on toonud tervise ettevõtluse juurde. Et eks seda elukest, mis siin salat on omal ajal põletatud ka korralikult. Et eks me kõik oleme noorused läbi käinud. Nüüd on hea palsamit kehale määrida. Nali naljaks, eks natuke võib koomi ka teha. Ja see teeb mul nagu meele rõõmsaks. Aga eks põhjused oligi luua endale teine sissetulek, millest sai põhisissetulek läbi siis koostöö Zinzinoga, et tagada oma perele. Number 1 oli minu jaoks tagada oma perele paremad võimalused, rohkem reisida. Üldse me ju kõik tahame elada ilusat ja toredat ja armastavat elu ja ma olen enam kui veendunud, et sissetulek mängib seal samuti ikkagi väga olulist rolli minu jaoks. Et lisaks kõigele muule tervisele ja sissetulek ja tervis käivad veel käsikäes, no mis saaks veel õnnelikum olla, on ju nii, Siiri? Väga hea, Siiri vaatas mind lihtsalt nii süvenenud pilguga, et sellepärast ma siin tahan andeks ka siin võtsin kohe eetris see. Olgu sõbrad, et Margus klikka palun nupukesele ja põrutame siis minema, mis on mind siia toonud ja mis meid kõiki ees ootab, millest Margus rääkis. See globaalne megatrend domineerida kogu omega-3 tööstust. Et see on üks väga entusiastlik ja suur eesmärk. Aga olles täna Zinzino asutajatega väga heas sõbrasuhtes läbi neid aastate Hilde Örjan-Seele, siis selliste ülisuurte heade südametega visionääridena, nagu nad meil tegelikult on.
ma ei kahtle selles mitte grammigi, teades, mis meil tegelikult ka taustal juba sündimas on, mis meil kasvamas on, millised arendused tegelikult ettevõttes toimuvad. Et see ei ole lihtsalt see, et oh jess, hakkame domineerima omega-3 tööstust, on ju. Et see 90% kõigest sellest taga juba vaikselt kasvab ja teeb ja areneb kogu meie see teaduspaneel, teadusnõukogud, Hispaania mägedes suured bioreaktorid, kus täna juba kasvatatakse midagi enneolematut, mis juba pöörab juba tõenäoliselt selle kolmandas kvartalis juba kogu seda omega-3 tööstust natukene raputab ja kõige selle tunnistajateks saab meie olema ja see, sõbrad, ongi see meie suur potentsiaal, meie megatrend. Oleme täna tegelikult tervest maailmast, ma ütleksin juba 10 aastat ees ja meie käes on minu silmis täna kuldne võimalus jõuda täna ükskõik millisesse maailma nurka esimeste seas, aidaks siis miljonid inimesed parema tervise juurde, sest me kõik tahame ennast tunda hästi, olla tervislikud, olla heas vormis. Paraku enamus inimesi kahjuks seda ei ole. Et selles ma tunnen, et ma olengi nagu õnnesärgis sündinud, et tänaseks me tegelikult oleme tulnud nii tippklassi tervise kontseptsiooni eestvedajateks terves maailmas, sest millest see kõik algab pihta? Minust endast, minu perest, minu lastest, on ju, ja loome endale sihukese super kuulikindla tervise, olla ise paremas vitaalses vormis. Ma ise olen 48 aastat noor, ma arvan, et ma olen päris heas vormis ja ma näen, et ka see füüsiline vorm, nii kummaline kui see ka pole, täna nagu iga aastaga läheb järjest paremaks ja see teeb nagu meele nagu veel eriti rõõmsaks. Ja eks selleks on omad põhjused, omad asjad, samas me näeme, mis ümberringi tegelikult toimub, on suured terviseprobleemid on ühe tavapärasemaks muutumas ja eks see maailm on ka väga palju muutunud ja see on tegelikult muutunud ka inimeste elusi. Ja miks see tegelikult nii on? Üks väga oluline põhjus selleks on toit, mis on täielikult siin aastakümnetega teinud totaalse muutuse läbi ja mulle väga meeldib Hippokratese poolt juba sadu tuhandeid aastaid tagasi öeldud, et olgu toit teile ravimiks ning teie ravimiteks olgu toit. Sest me oleme see ju, mida me sööme, me oleme kõik seda kuulnud. Minu hea sõber, maailmameister, Eesti paljude aastate meister Ott Kiivikas on ju ütled mulle eredalt meelde, kus ütles, kui sa sööd iga päev sardelli, siis sa muutudki sardelliks. Nii et parem ärge vahepeal grilli peal natuke sardellikest makkarat Soome, nagu Margus nimetatakse. Margus oli ka kõva makkaramees meil kunagi. Grilli peal sussitada kord on jumala okei, aga ärgu saagu selleks meie 90% meie päevakavast. Nii et väike makkara vahel on väga okei. Aga mis see nagu muutunud on, sest täna see toiduainetööstus on totaalselt löönud väga väiksesse osakaalu ja haaranud enda suurde võimsusesse selle ümbertöödatud toidu, sest me inimesed oleme loodud sööma seda, mis põllul kasvab, meres kasvab, põllul kasvab, no kus iganes kasvab, mis iganes kasvab, on ju. Sest inimene kehad ju vajavad igapäevasest toidust saab kõike vajalikke kütust, et toita oma rakke. Aga kui see kütus, mida me sööme, on muutunud suuresti inimeste poolt siis tegelikult toodetud toiduks, me ei saa sealt suures osas enam vajalikke toitaineid, vitamiine, mineraale, rasvhappeid kätte, mis tegelikult on väga suureks põhjuseks inimeste väga järjest kehvemaks minevas tervises ja seda on päris valus tegelikult vaadata, sest see mõjutab ka väga olulist meie jaoks tervise vundamenti alustala, milleks on rasvhappete tasakaal. Sai mainitud siin nõukajapoisina ise üles kasvanud, siis juba sellel ajal 48 aastat tagasi ja sealt edasi siis tegelikult meil ju lasteaiaski, ma ei tea, kes mäletab seda aega, kui lasteaias topiti lusikaga sisse mingit väga rõveda maitselist mingisugust kalamaksaõli. Keegi võib veel siin kindlasti käe selleks tõsta, et see oli ikka päris jälk, aga kogu asja mõte on see, et juba siis tegelikult pöörati sellele tähelepanu. Et ega siin naljata ei öelda, et see sibulat ja kala, et see on ikkagi teatud põhjused
ja et see omega-3 on meie kehas kui põletikku alandav rasvhape, veresooni laiendav, vererõhku alandav, mida võib tegelikult juba öelda, südame-veresoonga mõjutav rasvhape, ajutööd mõjutav rasvhape, ülioluline, ilma temata inimene eksisteerida ei saa. Omega-6 vastupidi, ta on ka väga hea, ta on väga vajalik, et sellest valesti aru saaks, et põletikku tekitav rasvhape, mõlemat on vaja, põletikku tekitavad, põletikku alandavad ja meie täna DNA-s on nad loodud olema üks-ühele tasakaalus, aga teadus ütleb maksimaalne hea, mina ütleksin lubatud, soovituslik tasakaal on 3-1. Mina oma headele sõpradele ütlen niimoodi, et kui sa ikkagi tahad elada ilusalt, tervelt, kaua ja õnnelikult, siis sul on lausa kohustuslik, kallis sõber, olla 3-1 tsoonis. Kuidas sa sinna saad, on sinu enda teha. Üks viis sinna saada on tarbida rohkelt rasvaseid mereande, kust põhiliselt omega-3 tuleb, aga kuna järjest enam inimesi tarbib väga väheses koguses rasvaseid mereande, siis on see viinud omega-3 defitsiiti, aga toiduainetööstus külvab neid üle meeletutes kogustes põletikku tekitava omega-6 rasvhappega, kordan üle, ta ei ole paha põletikku tekitav rasvhappe, kui ta on teatud õigetes normides. Täna on lihtsalt probleem selles, et me saame seda liiga palju igalt poolt. Ja põhiliselt, kust ta tuleb, odavad taimsed õlid, mille peal on kogu toiduainetööstus üles ehitatud, sojaõlid, maisiõlid, palmiõlid, rafineeritud, kas meie rapsiõlid, kõik rafineeritud õlid, kõige odavam ja toiduainetööstus teda tegelikult kasutab. Tänaseks, sõbrad, me oleme nii hullus seisus Euroopa Liidus, keskmine eurooplane 15-1 suures ebatasakaalus ja see on koht, kus mitte ükski inimene planeedil Maa ei ole loodud olema, ei tohiks olla, kes tahab elada tervelt, ei tohi seal tegelikult olla. Ja see ei ole minu sõnad, see ei ole siin Siina välja mõeldud teooria, see on bioloogiliselt, kuidas inimese kehad on tegelikult loodud toimima. Et me kõik oleme loodud olema rohelises tasakaalus, on andeks mitte sellises nagu Siiri punane kampsun. Nii et väga hea, kes rohelise kampsuniga on, tooks ja paneks teid pildid kõrvuti. Nii et väga hea. Aga kahjuks see trend riigiti kasvab ja ütleme, me väga palju teeme koostööd ka inimestega siin Ameerikas, Ida-Euroopas, Türgi on päris hullus seisus ja seal hakkab pihta kuskil 25-1, 30-1, 40-1, 50-1 ja see on koht, kus mitte keegi tegelikult ei tahaks meist olla. Ja mida see mõjutab? See mõjutab iga meie keharakukest, nagu oli juttu, kõik need ajud, südame, veresoonkonnad, nahk, juuksed, küüned, siseorganid, liigesed, lihased, fascia lihast ümber. No absoluutselt, iga kehaorgan on sellest sõltuvuses, võib isegi öelda. Sõltuvuses selle järgi, et iga rakk tahab olla 3-1 või maksimaalselt 3-1 tasakaalus. Nende kahe omega-6 ja 3 vahel. 2-1 on kõige optimaalsem, mida ma näen. Et mis tegelikult aitab hoida kõik need asjad meil nagu normis ja kui ta ei ole tasakaalus, see mõjutab meie rakutööd, vähenenud raku talitlusvõime, membraan muutub jäigaks, toitanid ei saa raku tuumani, jääk ja saastad ei saa välja ja ainult aja küsimus, kui mingid terviseprobleemid hakkavad meile vaikselt uksele koputama. Sest me koosame sajadest triljonitest rakkudest ja kui need omavahel ei toimi, kes igapäevaselt ju meil poolduvad ja arenevad ja tegelikult hakkavadki pooldama vigased ja haiged rakud ja ongi lihtne bioloogiline põhjus, miks inimesed hakkavad selliseid asju nagu elustiilihaigused endale ligi tõmbama. Ja sest tegelikult rakud peaksid olema kenasti elasse membraaniga, kenasti voolavad, kõik head toitained saavad sisse, jääk ja saastained saavad välja ja selline ongi see raku ehitus, võib-olla bioloogia tunnist mäletate, kes mäletab, isegi õpetatakse seda lastele, täna seda õpetatakse koolis samamoodi. See peab toimima. Hea saab sisse, paha saab välja. Lihtne bioloogia ütleb, see ongi põhjus, kui inimene, miks ta ongi tegelikult selliselt toiminud olema, sest siis ta on terve. Immuunsüsteem on tugev, tekkinud mingid probleemid väga suure tõenäosusega hakkavad taanduma, sest tähtis on, et need rakud oleksid töökorras, elassed ja nii edasi. Ja ma panin täna siia mõned lisaslaidid ka veel juurde, et mitte nagu enda avapärasest presentatsioonist, aga ma tegin natukene siin uuringut, et minna ka ütleme väljapoole oma enda slaidid, miks on omega-3 meile kasulik just meie liigestele.
pange jumal hoidku Google'isse, PubMedi, ChatGPT-sse, kuhu iganes on ju. Üks asi on see, mida meil täna vahet pole öeldakse, mida meil ütleme, kogu see ravimitööstus lubab tegelikult rääkida, öelda, aga minge tehke ise uurimustööd. Selle põhjal, mida mina teile praegu räägin, minge pange ja otsige, te saate miljoneid tegelikult näiteid, miks see vajalik ja kasulik meil on ja miks see tegelikult on asendamatu rasvhappe, mis tähendab seda, et me toidust ei saa, teda organism tähendab ise ei sünteesi, aga me saame seda ainult toidust. Ja kui me toidust ei saa, siis on puudujääk, siis on ainult aja küsimus, kui probleemid hakkavad tekkima. Omega-3 toetab liigeste liikuvust ja nende painduvust. No kes ei tahaks mõnusaid ja lasseid liigeseid endale, kõik nagu toimiks. Järjest nooremad ja nooremad inimesed käivad igast liigeste operatsioonidel. See on saanud nagu täiesti normaalseks nähtuseks tänapäeva maailmas, et oleme nagu Lego klotsid varsti ja ainult vaheta üks asi ringi ja on juba järgmine asi, siis vaheta see ringi ja kõik on tiim. Muidugi võibki tulla ka isegi sellega, et sellel on see korras, aga see protsent ikkagi viiakse väga palju väiksemaks saadagi omale mingi liigese mingi nagu teema. Vähendab jäikust, ebamugavust, soodustab tervet kõhre ja liigeste määrimist, aitab leevendada liigestega seotud vaevusi. No jumal auda, iga üks meist, kes meil täna siin liinil on, kõik sooviks, et need asjad oleksid ju tegelikult korras. Ülioluline, mina tahan, et minu süda, minu pump töötaks kenasti. Ja ma arvan, et iga üks siin liini tahab, et tema süda tahuks kenasti. Et me keegi ei taha saada infarkti, insulti, me ei taha mitte midagi sellist ju saada tegelikult. Ja on väga palju tegevusi meie elustiilist lähtuvalt, mis aitab tegelikult ennetada kõiki neid asju. Et täna ju toitumisterapeudid, nõustajad, südamearstid, kardioloogid väga palju räägivad tegelikult, kui oluline on omega-3 rasvad meie südame tervise jaoks. Jumal hoidku, võtke doktor Margus Viigimäe raamat, terve südame raamat ette endale, ühe õhtu lugemine. Megaraamat, räägib sama, mida mina olen. Ja jagame seda nagu teiste inimestega, sest inimesed on küll kuulnud, aga nad ei tea põhjuseid tegelikult, miks see nii oluline täna on. Ja meie töö ongi inimesi valgustada ja neid asjaga rohkem kurssi viia. Toetab südame rütmi funktsiooni, parandab verevoolu, vereringet, aitab säilitada tervislikku kolesterooli ja vererõhu taset. No iga üks tahab, et see ju oleks korras. Toetab üldist südame-veresoonkonna tervist. Samamoodi see mõjutab meie veresoonte elastsust, meie luppumist ja kõike sellist muud sinna juurde. Miks on omega-3 kasulik luudele? Tugevad luud. Toetab luude tugevust ja tihedust, parandab kaltsiumi omastamist ja ainevahetust. Ülioluline faktor siin on. Aitab säilitada tervislikku luustruktuuri. Toetab üldist luustiku heaolu. No siin on ju täna külma järjest rohkem ka meedikutega. Õnneks on eluteed kokku viinud ja koostööd saame teha. Nii paljudel noortel ja lastel on luud on sellised nagu, no ma ei tea, nagu mingisugused maisi, need kõrsikud. Korra läheb kuskile krõpsti vastu ja põmdi, küll on käeluumurd ja jalaluumurd ja no mis iganes. Ja miks see sinna me liigume, miks see on nii kohutav, meiega noored ja meil lapsed sinna me liigume, sest see toitumine on selline, et ei saada kätte ja minu meelest see on täitsa idiootsus, andke andeks. Tegelikult sellele väitele me peaks kõik toidust kätte sama ja ma olen sellega enam kui nõus. Me peamegi toidust kõik kätte, inimene ei ole loodud sööma toidulisandeid. Ei ole. Ma olen täiesti selles veendunud, et peaks toidust kõik kätte sama. Ja siis öeldakse, ei ole vaja, näiteks mingi keegi tark ütleb, et ärge võtke toidulisandeid, näiteks mõni arst kuskil parem, et ärge võtkegi, kõik saab toidust kätte. Väga hea, aga see saadab selle sama inimese tegema näiteks ükskõik kus laboris vitamiini minerali teste ja tegelikult selle vastu ei saa vaielda. Enamus inimesi tuleb tagasi ikkagi puudujääkide defitsiidis ja mismoodi sa siis selle siis asendad sinna? No lihtne tegelikult ju loogika. Mine saada inimene siis kuskile vereproovi ja lasta siis mõõdab ära. Sest noored on meie tulevik. Ja ma olen 4 lapse isa, väikemees mängibki jalgpalli ja kui lastest saab ju kõik alguse ja ma täna näen läbi 14 aasta, kui kohutavas seisus tegelikult meie lapsed on. Mida need lapsed meil täna söövad? Nad söövad makarone, pelmeene, friikartuleid, no ma ei tea mida veel, natuke veel mingid asju juurde. No millise loogikaga?
ma tõmban käima lausa ennast, millise loogika järgi on ühel lapsel kõik päevaks vajalikud vitamiinid, mineraalid, toitained, fütotoitaineid, antioksüdandid võimalik kätte saada sellest söögist, mida nad söövad. See on minu silmis võimatuna. See on täiesti võimatuna. Nii et aitame oma noori, vaatame, testime, mõõdame. Eriti meil kõik, enamus meie lapsed ju käivad kuskil trennis. Ja väga oluline on see, et ka see trenn oleks talle nagu kasulik ja samamoodi siis ennetada tegelikult ka, ütleme, treeniva lapse siis tervist on kõik see toitumise pool, on ju. Valgud, rasvhapped, vitamiinid, piisav puhkus, regulaarne uni ja kõik need muud asjad sinna otsa järgi ja regulaarselt tervisekontrollid ja vigastuste ennetamine ja samamoodi ka siis testipõhiste toidulisanditega lapsele tegelikult toetada tema puudujääke, mida ta toidust ei saa. Aga kus seisus sina oled? Kus seisus on sinu laps? Kus seisus on sinu, ma ei tea, vanaema? Kus iganes? Me räägime ükskõik millisest vanusegrupist, kus seisus sa oled. Bioloogiliselt mäletate, me peaks olema 3-1 tasakaalus maksimaalselt. Kõik üle selle nimetatakse ohutsooniks, kus mitte keegi planeedil Maa ei tohiks olla. Kui on mõistlik mõelda kiirelt muutuse peale. Kas siis muuta elustiili, toitumist või võtta omale mingi hea tippkvaliteet toidulisand siis sinna juurde. Nii et kus sa oled, pelgalt peale vaadates inimesele võimatused öelda. Ja siin tuleme me tegelikult mängu meie, millest me oleme loonud globaalse megatrendi. Ei ole lihtsalt ehku peale, et vist mul on kõik korras. Ei, see on ehku põhine. Mina ei taha oma elu panna ehku peale. Ma tunnen ennast hästi, mul on kõik korras, kõik on super. Ei, minu meelest on see vanaaegne mõtlemine. Kõik meie veri ei valeta. Sa verepildi põhjal teada, kus seisus sina oled. Üks veretest, mida me hakkasime 2011 või 2012 septembris tegema, on rasvhapete kuivveretest. Just see sama rasvhapete mõõtmine, 6-3 tasakaal ja nii edasi. Ja see test näitab ära, kus seisus sina oled. Siis meil on väga-väga tippklassi maailma täiesti ainulaadne siis soolestiku tervisetest, D-vitamiini test ja pika veresuhkru test. Ja neid teste analüüsib absoluutselt maailma tipplabor, mis asub Oslos, Norras. Ja mina ütlengi siin inimesele. Tee test, sa teada, kus sa oled. Kõik on korras, jätka samas vaimus. Kui test ei ole korras, on mõistlik mõelda muutuse peale. Kes kasutab mingid näiteks omega-3 preparaadi, ma ainult plaksutan, tubli, ülitubli, tee test, sa teada. Test näitab ära, kas sa tarbid seda piisavas koguses või kas see toode üldse toimib või ei toimi, võib-olla kulutad raha toote peale, mis üldse ei töötagi. Ja see tegelikult annab siis juhised, mismoodi sedasi toimida ja tegutseda vastavalt oma verenäitudele. Me oleme ise teinud ligi 1,6 miljonit veretesti maailmas ja see näitab maailm totaalselt tasakaalust väljas. 95-99% inimesi, kes teevad ükskõik kus, millises riigis või asutuses, kus on seda võimalik mõõta rasvhapete teste, mõõtmaks ka omega-3%, omega-6-3 tasakaalu, on täiesti tasakaalust väljas. Maailm karjub appi. Maailm karjub appi. Lööge sisse jälle, pange Google'isse, pange ChatGPT'sse, ükskõik kuhu kohta. Mis on omega-6-3 tasakaal? Pange inglise keeles, pange YouTube'i. Tuhanded teadlaste videod, mismoodi Ameerika arstid räägivad. Ameerika arstid räägivad, mitte mina. See on nagu, vaadake, jumala ägedad videod on seal, see on nagu silent killer, nad nimetavad. Korda veel, need ei ole minu sõnad. Nad on seal kirjad nagu silent chronic inflammation. Väga paljud videod, vähemalt sellest nagu seal räägitakse. Et see viib tegelikult, kuhu see toitumine meid täna viinud on. Ja see test näitab sulle omega-6-3 tasakaalu, omega-3% indeksi, rasvhapete profiilised väärtused ja need vaimse tugevuse indeksid, rakumembraani voolavused, ülitähtsad parameetrid ja näited meie enda tervise põhjal. Aga see kõik on võimalik tagasi pöörata ja õige toitumisega, rohke kalasöömisega, kes soovib teha läbi toitumise. Palun väga, mina olen 82 kilo, mina peaks sööma iga nädal umbes 2,5 kilo puhast rasvast merekala, mis maksab Stockmannis näiteks üks Fäärisaarte lõhe 42–44 eurot kilo. Palun väga, kui seda 4,5 korda nädalas süüa, saab tasakaaluna. Umbes, päris korralik kuu eelarve tuleb. Teine asi on valida puhast looduslik toode. Me keegi ei taha ju, et need asjad, mis siin ka slaidil meil ennem olid punases, jääksid punasesse, pigem aidata 4 kuuga tagasi tuua, sest vererakud uuenevad 4 kuuga meil ja selle aega
on võimalik inimesed tasakaalu tuua ja ma tahtsin teile täna näidata oma ülikalli pojakese vereteste ja seda ülemist testi ma ei ole mitte kunagi varem näidanud, mitte kunagi varem. See ülemine test, sõbrad, on ma ei mäleta, kas 3-4 päevase, ma kordan üle, päevase. See on sünnitusjärgselt tehtud rastsapete test. Ja mitte meil nagu evendi räägiti nabaväedist või kuskilt. See on konkreetselt see kannast tehtud päris verest vereproovi näit. Ma panin sünnituse majast, kui need lasti välja, mingi 3 päeva pärast pidin sinna tagasi tulema ja mingi tehti vereproove asja. Ma panin meie see testi sinna alla. Ja vaadake, Alessandro ema võttis 3-kordse koguse omega-3. 3-kordse koguse toodet, millest ma varsti räägin. Ja vaadake, vastsündinud lapse omega-3 näituna. 6,5% roheline. See on nii haruldane asi tegelikult. Aga tegelikult ma ei tea, kas neil sündimise asjaga, neil on see arhidoonap ka väikeste lastel ülikõrge. Aga selline oli ka täis vastsündinud lapse nagu tulemus. Me oleme ka teinud neid näite, nii et selles suhtes, mida emme kasutab, mõjutab meie juba seda siin emme kütus olevat loodet, tema arengut, aju arengut, silma arengut, kogu keha arengut on see, sõltub kui palju emme kasutab raseduse perioodil tegelikult omega-3 rastsappeid. Sest beebi imeb emmesest kõik välja. Ja kui emme on kuiv, nagu ma ei tea, kuivalt tühjaks pigistatud sidrunna, siis on tühi on nii emme, kui ta on ka laps defitsiidis. Ja seda me ju keegi ei taha. Kes on siin emad, kes on vanaemad, kellel on lapsed, jumal, meil on kõikidel suured perekonnad, kellel on ka tegelikult tulevaid beebis ja lapsootel emmesi, imetavaid emmesi on ülioluline, et nad oleksid tasakaalus. Ja täna on detsembris tehtud kutt on mul, ta on 5 aastane täiesti rohelises tasakaalustest. Sellises me oleme seisus kõik olema. Viimase aasta 2 kuuga 0 haigust, mitte midagi. Terve nagu purikas, 7-aastane õde täpselt samamoodi. Palun, sõbrad, aitame oma lapsed tasakaalu. See on nagu nii oluline ja oleme ise tasakaalus. Oleme eeskujuks. See on nagu ülioluline. Et kõik oleme loodud kohustatud olema sellest, kui me tahame tervelt edasi sellises rohelises testikeses ja mina usaldan siin Siino poolt loodavat täielikku tippteadust ja tippteadlasi. Pange samamoodi jälle, pange Google'isse, ChatGPT'sse nende meeste ja naiste nimed, kes siin lehel on. Need on sellise maailma mastaabiga tipptegelased, et hoia mütsi peast kinni. Ja see on teadus, mida ma kinnisilmi julgen anda oma lapsele, võtta ise ja jagada loomulikult ka teistega. Sest balance oil on 100% looduslik maailma tipptase, täiesti ülikõrge EPA-DEHA sisaldusega, polüfenoolid oliividest, mis Uula eile välja töötas. Uula eide siis aitab siis sellel omegal reaalselt nagu toimida, sest see ei ole lihtsalt omega toode. See on balance oil, segu väga kõrgest omega-3 rikkast kalaõlist, segatuna ülikõrge polüfenoolide, oliivide antioksidantidega, mis hoiab seda koosluse värske, ta ei rääsu ära, ta jõuab rakkudesse tervel kujul. Spordisertifikaadid Eesti Tervisekaitseametis kõik registreeritud nii nagu peab ja absoluutselt alates 6. elukuust kõigile minu silmis must be. Et ranged tootmisnõuded, kõik asjad on meil järgitud, kõige kõrgemad sertifikaadid, mis on kõik loodud ja alates 6. elukuust hakkasid minu väiksed, tänaseks 2 väiksemat last alati saama siis kilgakaup oli 2, 3, 4, tänaseks nad võtavad 3 supilusikatäit õli iga päev, pluss 3 lastevitamiini ja 1 D-vitamiini sinna veel otsa. Ja ma näen, mismoodi tegelikult lapsed, nad on täiesti nagu teised planeedilt, kõikele lapsed on rohelises testis ja kasutavad tippklassi immuunkompleks tooteid juurde looduslikke on tegelikult nagu öö ja päev võrreldes nendega, kes siis lihtsalt on makaroni toidu peal. Et no siin pole isegi midagi öelda. Et me ju tahame kõik, et need lapsukesed oleks terved. Ja minu 101-aastaseks saab vanaema 29. märtsil 101. Tema nüüd juba 11 aastat peaaegu õli peal olnud ja ma olen kindel, et südakene tuksub. Kindlasti mingi protsent on kindlasti tänu sellele, et on selle balance oili peal kenasti olnud. Täna peab talle seda sisse kütmana. Aga mul on süda nagu hea meel, et mul on nagu sellises
eri vanustes grupid alates 6. elukuust, mis sai alguse kuni nüüd 101 aastani välja omaenda pere näited, on ju. Ja see on nagu selline püha kuld, et nagu pisara võtab silmi. Ja kogu see, miks meid kliendid armastavad ja usaldavad, on see, et me suudame 120 päevaga tuua inimesed tagasi tasakaalu. Test balance oil nagu lahenduseks, tee kordustest, ise näed ära, kuidas toode sinu keha peal töötab. Kehakaalupõhine tarbimine, 95% inimesi saab kenasti tasakaalu. Ja see on tänapäeval tippteadus. Ära lihtsalt oleta, et sa ostad mingit head toodet kuskilt, ma ei tea, kus iganes kohast. Testi, sa tead, kas asi toimib või ei toimi. Ära usalda oletust. Ja meil on siin erinevad tootegrupid, immuunkomplekstooted, kollageenid, mõned kreemikesed, väga ägedad kurkumitooted ja meie sinine Smurfi vedelik. Täna trennis mulle öeldi, mis tosooli sa jood? Aga ma siis mõtlesin, mis tosool see on. Ja põmdi, 2 venda ütlesid kohe, et avai, ma tahan ka, ma vaatan, kurat, sul on füüsiline vorm nii hea, davai, tossi mulle ka seda tosooli. Palun väga. Et see on siis fükotsüaniin, sinine spiruliina, superlooduslik toode, ülivõimas antioksodant, rikastab verd hapnikuga ja täielik lemmar mul koos meie õli, Xtendi, kollageeniga, fükotsüaniin, kurkum sinna otsa, kiudainet soolestiku jaoks, täielik terviseprotokoll, täielik. Ma tean, ma mõõdan oma verd, iga-aastaselt käin eritas vereproovides, lisaks meie vereproovidele, kõik on normis, toimib, testi järgi. Ja kes me oleme Skandinaaviast pärit siis e-commerts nii-öelda siis veebipõhine platvorm, kes me tunnustame siis tegelikult oma tooteid tänaseks globaalselt. Kui me Margusega alustasime, olime ainult 6 turgu, väike Skandinaavia startup, mis sai alguse siis Rootsist, 2 siis Norraka, Norra abielupaari Hilde Ürina poolt loodud ettevõtte 2005. aastal. Tänaseks on meil siis 21 esimene tegutsemisaasta ja me olemegi täna just loonud selle logistilise võrgu üle terve maailma ja täna, sõbrad, meil on võimalik olla ükskõik millises maailma nurgas, mõtlemata selle peale, kuidas saata tooted, ma ei tea, Hiina, kuidas saata kuskile Aafrika riiki, kuidas saata Mehhikosse, Kolumbiasse, täna avati ametlikult Peruu turg just, et kogu see Lõuna-Ameerika hakkab järjest järk-järgult lahti tulema, kõik Brasiiliad, asjad. Me pole isegi alustanud veel. Me pole isegi alustanud. Müü endale see kontseptsioon toote maha ja jagame seda sadade miljonite inimestega üle maailma. Mis tegelikult inimesed ootavad, millal sa temaga ühendust võtad ja aitad tal tegelikult saada palju parem tervis. Nasdaqi börsil noteeritud ettevõte, tugev finantsiline taust, kõik on oma finantside peal üles ehitatud, vaata börsiraporteid, kõik on kirjas. Sest me ei oleta, me tõestame ja nii ongi. 97% inimesi kogu maailmas tegelikult põrub rassapat ja testis, mis on teda vaja aidata siis tootega, mis päriselt ka töötab. Aga miks hakata siis partneriks? See oli tervise pool, rääkisin täna sellest natukene rohkem kui tavaliselt, sest on tegelikult nii tähtis, mida me ju teeme, mida me pakume inimestele. Et see ei ole lihtsalt mingi tilu-lilu jälle vitamiini müüa on seal kuskile maailma nurka tulnud midagi, pakub mingid, ma ei tea, mingid vitamiini või mingid kollageeni suvalist või ma ei tea, mingisugust, mingi kalaõli kapslit või midagi. Ei, see on tippteadus klubis. Tõenduspõhine, testipõhise lähenemisega kontseptsioon, mis lihtsalt ei luba, aga tegelikult ka sinu verepildi põhjal näitab, aga tõestab, et asi töötab. Et see on nagu see kogu erilusus. Mina alustasin sellepärast, et teenida teine sissetulek oma tegelikult perele. Kindlasti oli üks põhimotivaatorid, miks ma siin sinuga koostööd alustasin, oli finantsiline pool. Siis ei olnud meil isegi tervist, kui ma veel alustasin. Tänaseks on see tervise kontseptsioon, muidugi tervis, õnne, kes ma ei tea, kunagi ei saa olla minu silmis liiga palju õnne, liiga palju tervist või liiga palju rahana. Õnnelik inimene, kellel kõik need olemas on, kes on nii hästi kohe, et kõik on, midagi enam paremaks teha ei saa. Ma ei ole sellist veel kohanud. Vähemalt mina ei ole veel küll sinna jõudnud, et mul oleks kuskil limiidid täisna. Et ma hea meelega võtaks veel parema tervise, veel rohkem õnne ja rahast ka ära ei ütleks. Sest tegelikult sellega me saame luua endale oma perele palju paremad võimalused.
kas oma elukest upgrade ida, kindlasti paljud unistavad uuemast autost, uuemast majast, on ju. Ja siin on tegelikult, mina nägin ka see, et see kontseptsioon andis mulle võimaluse lisaks oma põhitööle, mida ma sel hetkel tegin, luua lisasissetulek, mis viib mind kiiremini lähemale minu unistustele. Ja ei läinud kaua aega, 10 kuuga sai sellest minu põhitöö ja tänaseks ma olengi siis juba üle 13 aasta ainult siis Cincino oma põhitööna teinud. Ja reisida ümber maailma koos oma tiimiga, tänaseks avada maailma turge on samamoodi väga hea motivaator minu jaoks. Reisida tõelises luksusklassis, direktortrippidel on veel parem. Ja kuidas see Cincino siis koostööpartneriks koostööpartneriks saamine välja siis näeb? Et me oleme siin kõik Cincino frantsiisi omanikud. Me siis ei pane lihtsalt, et davai, ma hakkan midagi siin tegema või midagi pakkuma. Number 1, alustame endast. Meil on Cincino frantsiisi tootepaketid, mis tegelikult annavad meile ka tegelikult ettevõtlusõiguse. Need on siis erinevad tootepaketid, sest tähtis on teha endale test, tähtis on hakata balansoiliga pihta, ideaalis tegelikult võtta kogu see terviseprotokoll ja tooteid juurde, et saada isiklik kogemus, sest isiklik kogemus on see, mis tegelikult müüb. Isiklikku kogemust jagada teiste inimestega on see kõige parem viis tegelikult seda teisteni tuua ja viia. Aga need frantsiisi paketid hakkavad pihta 319 eurost kuni seal 1169. 99% partnerid võtab selle Ultimate paketi, kus on siis 3500 euro väärtuses tooteid. Partner saab nüüd üle 60% soodsamalt ja saab kõik need kätte 1169 euro eest. Ja sinna tegelikult kuulub juba 10 testi, palju õlisi, vitamiine, kiudaineid, on kollageni paketid, on spiruliine paketid. Täpselt kombineeri endale kokku selline, mis on sinu jaoks parimine. Ja kui need kas ühe kaupa ja hinnaga kõik maha müüa, saab tegelikult 3-kordse hinna, mis tegelikult selle paketi hinna sees on. Ja tegelikult väga palju koostööpartnerid, kes meil on näiteks ilukliinikud või ostavadki selle, nad müüvad oma klientidele ühe kaupa neid lisaks enda kasutamisele. Aga meil on vaja selle jaoks, kes me oleme eraisikutena, erakordsete inimestena, nagu me oleme, seda jagame teistega, on ikkagi, meil on midagi ka näidata, mul on alati test kaasas, ma saan alati kliendile, kes on asjast huvitatud, kohe testi ära teha, ma saan talle kohe õli anda. Cincino saadab mulle need tagasi, annab mulle klient need tagasi, ma nagu pööritan. Sest inimene tahab ju kohe, kui ma ikka tahan midagi osta, ma tahan selle kohe kätte saada. Ja kuigi meil on väga kiire tarne siin Eestis, circa 3-4 päeva, aga ikkagi inimene tahaks kohe saada, pööritame seda, kasutame oma pere jaoks ära ja selleks ongi tegelikult meil tooteid vaja. Ja sellega saamegi sellest siis ärifrantsiisi, mis ma mainisin, laieneb kogu üle maailma. Me saame tegelikult turustada Cincino platvormi kaudu tooteid üle terve maailma. Meil on veebikeskkond, tooted registreeritud, bränding, kõik asjad on tehtud teades, et igast maandumislehed, mida jagada teistega, online business sellest üles ehitada, tõeline kuldne. Me ei pea mitte midagi, mitte ühte senti ka rohkem panema. See saab 1100 eurost globaalse ärivõimaluse, mille sa tegelikult saad oma esimestel kuudel juba. Siis pluss saab veel selle paketiraha ka tagasi aasta pärast, kui teha esimese aasta jooksul 25 tootemüüki ainult, tootepaketi müüki saab selle raha tagasi. Et siin on ka siis teatud sellised kampaania reeglid, aga need siis käi inimesega läbi, kes sind siia kutsus. See ongi see automaatne tellimus, mille saab partner tasuta, kui tal on vähemalt 4 klienti, ta saab oma toote tasuta, samamoodi kliendid saavad oma toote tasuta, kui ta soovitab vähemalt 4 inimesele siis ka oma poolt tarbitavat toodet. Ja millevad siis meile tasustatakse, on siis meie klientide pealt, isiklik müük ja oma meeskonna loomise pealt. Globaalse meeskonna loomine oligi põhiline, mis mind Cincinosse tõi aastal 2011. Kuna maailm on just lahti läinud, siis meil on võimalus tegelikult kaasata oma tiimi inimesi üle terve maailma. Meil kõigil on täna võimalus olla maailma, ükskõik millisel maailma nurgast mandril praktiliselt esimeste seas. Et see on puhtalt enda tegutsemistahe ja soov, kellel on seda ambitsiooni, kogu Eesti turg on täiesti
lapse kingades isegi veel, meil on juba uus generatsioon peale kasvanud inimesi ja mitte kunagi ei ole võimalik mitte ühtegi turgu täis müüa, see on võimatu. Et selles mõttes, et mina olen Eesti turus, ma näen, meil on võib-olla 10% kogu Eesti turu mahus tegelikult ära täitud, mis tegelikult plaan ja eesmärk on. Nii et meil on ka siin kodus teha küll ja veel, kes on natuke ambitsioonikam ja tahab globaalset ettevõtlust, siis palun, täna on parim aeg seda teha. Ja kuidas see tasustamine käib, siis iga müük, mida me isiklikult teeme või meie kaudu otse siis ostetakse, teenime meie rahalist boonust 10% summast, mille siis klient siis mille väärtuses klient siis ostab mingit tootepakette. Ehk siis 10% summast, mis siis klient siis soetab. See kasvab 20% peale, kui me jõuame 25 toote müügini. Et tähtis on siinkohal ka aru saada, et need ei pea olema 25 eraldi inimest. See võib olla 10 inimest, kes tellib kokku 25 toodet. Ja sul on juba tegelikult 25 nii-öelda kliendipunktist, iga toode annab ühe kliendipunktina. Võtab sul üks jalgpallimeeskond, võtab oma mängijatele mingid tooted, on sul korraga 50 klienti või 100 klienti võib-olla, ühe korraga, ühe tehinguga. Et sellepärast laiendame natuke oma seda neid mõtleme suuremalt, kuidas jõuda rohkemate inimesteni, kuidas tegelikult jõudagi tuhandete ja sadade tuhandete inimesteni, sest täna kõik inimesed planeedil Maa on sisuliselt kättesaadavad online'i vahendusel. Et seda äri saab tegelikult väga vabalt teha, ainult istuda, sul on vaja arvutit või telefoni, internetti, mitte midagi rohkem tegelikult vaja ka ei ole. Ja siis, siis hakkab tasustama siin Hiinamaal igakuiselt ekstra 100 euroga pluss 100 eurot toodete peale. Jõudes juba 50 toote müügini tõuseb see protsent 25 peale. Igakuine lisafikseeritud summa on 200 eurot pluss 100 toodete peale. Jõudes 100 toote müügini 30% iga müügi pealt summast, mis siis klient soetab tooteid. Ja siit on üliäge 400 eurot ekstra igakuiselt pluss 100 eurot toodete peale pluss ühekordne 10 000 euri boonus. Et üliäge on see, et Sensino tasustab oma müügi inimesi ka selle pealt, sa teed müügi ära, aga sa teenid ka isegi, kui sa järgmine kuu midagi ei tule sul uut müüki, sa teenid raha ikka. Ka meie klientidel on automaatsed igakuised 6-kuulised püsitellimused enamus meie klientidel ja see tagabki sulle ka automaatse passiivse sissetuleku igakuiselt. Kui sul on kas või üks klient, sa juba teenid passiivset tulu. See summa ei ole loomulikult mis suur ühe kliendi pealt, aga see, et sa teed ühe kliendi ära, sul on juba iga kuu passiivne tulu garanteeritud. Kasvatame kliendi baasi ja loomulikult ühel päeval jõuab see sadadesse, siis tuhandetesse, siis kümnestesse tuhandetesse, sadadesse tuhandesse eurodes, mis iganes suure meeskonna keegi ehitab. Jõudes 200 juba toote müügini 30 prossa, 1000 eurot ekstra oma müügile iga kuu. See on nagu palk iga kuu ekstra, kui oled 200 ära teinud, kui sul aktiivsed on ja saad meiega tasuta ka reisile kaasa. Ja nüüd tuleb minu jaoks kõige seksikam asi siin kogu selles presentatsioonis. Tervis muidugi on super, maailma parim, siit saab kõik alguse ja tuua see teiste inimesteni läbi võimendatud tegelikult müügiplaani, aidates sadadel ja tuhandetel inimestel üle maailma täita nende unistusi, aidata käivitada teiste inimeste ärisi, nende ettevõtlusi, kes jagavad meiega sama visiooni, kes tahavad olla ise terved. Luua enda ellu võib-olla järgmise, 30 aastat oma elule juurde. Tahavad aidata teisi inimesi üle terve maailma ja on valmis ka tegema siis müüki ja aitama oma meeskonna kaasa, siis siit tulevad väga suured ja head tasud, mis on võimalik teenida. Iga ühel võimuses on seda teha. Aga vaatame üle meie 220 päeva kiire stardiplaani, et number 1 on siis, meil on terved 30 päeva alguses aega teha esimesed 4 tootepaketi müüki. No reeglina tehakse ära 2 päevaga, 3 päevaga, okei, võtame nädalane. 4 toote müüki. Reeglina on need meie ema 2 tootega, isa või vanaema või vend või keegi teisega. Ongi see tehtud põmaki. Mis hakkame edasi vaatama. Ja sina saad sellest juba tasustatud 100 euroga ja nüüd tuleb see tiimi ehitus. See, mis ma ütlesin, on see kõige seksikam asi siin üldse. Kaasa, kutsu kohtumisele, 2 oma head sõpra, kellega sa tahad seda koos edasi teha, ütle, et sa oled leidnud tõelise innovaatilise uudse lähenemise otsemüügi maailmas, kuidas pakkuda inimestele testipõhist, teaduspõhist lähenemist toidulisandi tarbimisele. Meil on võimalus teenida omale teine palk kõrvale oma põhitööle
tule ma räägin sulle ka, no mis iganes. No. Ja räägi oma sõbrale sellest. 2 sinu sõpra ütlevad, jess, davai, Siiri, mina olen muidugi sinuga in, teeme ära. No. Kõik loomulikult ei ole hurraaga hüppa paati suga kohe, noh, üks naiivne oleks mõelda. Aga kui sa oled ise inspireeritud, ise tahad, julged jagada seda oma sõprade, tuttavatega, aidata nende, tuua suuremaid, paremaid väärtusi nende ellu, siis tegelikult inimesed tulevad ka suga kaasa. See on 60 päeva aega kaasata 2 koostööpartnerit, teenid sa järgmised 400 eurot. See 400 eurot on sulle ametlik sissetulek Eesti pangakontole, juriidilise keha kontole Eestis. Kõik tuleb sulle pangakontole. Ei ole mingi tšekkides või mingi toodetes või mingi allahindlusega toodetes sulle maksta päris raha kontole alates esimesest müügist. 3. kuu, aita oma A-l ja B-l mõlemal teha sama. Nemad samamoodi kaasavad 2 koostööpartnerit. Sina teenid selle pealt 1200 eurot. Su äripakett maksis 1100, siin 3. boonus ainu üksi on 1200 euri. Ja kõige ägedam on see, mida paremini sa õpetad ja aitad koos meie abiga, loomulikult oma uusi meeskonna liikmeid, mida edukam on su meeskond, mida rohkem nemad teenivad, sina teenid, Siina maksab sulle protsendi oma meeskonna abistamise ja aitamise eest. Mida paremini me oma meeskonna liikmeid aitame, mida rohkem nemad on valmis panustama, oma sissetulekut kasvatama, seda suurema protsendiga sina teenime. Ja nii lihtne see ongi. Minu arust kõige ausam ärimudel kogu planeedil maa. Te keegi ei loobi sulle kaikaid kodaratesse. Ja kõik loodetavad abikäe, tule ma aitan sul järgmise tasemeni. Tule ma aitan sul kiired boonused ära teha. Siin ei ole nii, tere tulemast tiimi, mine õli müüma. Tere tulemast tiimi, ma aitan sul nullist kuni su, mis iganes see kokku lepitama vahel, kõikide kohtumistega, sina lepi kokku kohtumina, keegi meist tuleb aitab sul selle kohtumise läbi viia. Nii tekivad kliendid, nii tekivad partnerid ja nii lihtne see tegelikult ongi. Sina naeratad, kuulad, õpid, nii et sa 10 korda kuulad ära, sa ei taha mind enam kuulatagi, sa oled valmis ise oma koostööpartnerit juba edasi aitama. Mis on 4. kiire boonus, 6 klienti lisaks esmasele 4 on sul kokku juba 10 klienti ja teenid veel 150 euri juurde ja lisaks kõik käibe boonusid ja asjad siia veel otsa panna, oled sa teeninud esimese 4 kuuga, võid ka teha 1 kuuga või nädalaga selle kõik ära, 2500 eurot. No mõtle, kui keeruline see on. 10 klienti, 6 koostööpartnerit. 10 klienti, 6 koostööpartnerit. Selleks on tervet 4 kuud aega. See eeldab umbes sükene, umbes 30 kohtumist. Ja nii lihtne see on. Ja sa ei pea ise neid kohtumisi tegema. See äri ei ole alati kõige kergem, aga ta on lihtne. Lihtne selles mõttes, et siin ei pea tegema midagi muud, kui võtta kätte telefon või messenger, kutsu keegi kohtumisele ja sealt siis paistab edasi, mis saab. Sina oled jõudnud Silver tasemele ja sa aitame sinu meeskonna liikmetel seda sama siis teha, saavutada nendel. Silver tase oled sina jõudnud executive tasemel, oled teeninud umbes 900 eurot juba teenid iga kuu. 900 eurot Eestis teenida oma põhipalgale lisaks. No see on juba seksikas, ma ütlen ka. See on ikka äge. 900 eurot kuus, pane see aastasse. Ja see on alles 3. taseme kompensatsiooniplaanis. Ma arvan, et see on ikka väga atraktiivne. Ja selleks see ei ole raketiteadus. Üks minu viimastest partneritest, minu hea sõber Krista tegi 1 kuuga kõik need kiired boonused ära 1 kuuga executive tasemele, 1 kuuga teenis 3800 eurot. Not bad, no. Näita ettevõtlust, mis sellist saab. Tavaliselt peab ettevõtlusesse investeerima heal juhul, parimal juhul 10 000, tõenäolisemalt 100 000 eurosi pangalaenuga ja siis higistama, vaatama. Ja see ongi põhjus, miks enamus ärisi pankrotti lähevad. Siin on võimatu selline asi. Kõige suurem risk, mis siin äris on, ostes suur äri frantsiisi pakett saada endale väga hea tervisna. Kas on kellegi jaoks risk? Ma julgen arvata, et mitte. See on sel juhul, kui tuled, saada kogu oma perele super ultimate paketiga tooteid, kasutad ära ühtegi kohtumist ei tee, aga said oma võib-olla eluajale 10 aastat juurde. Isegi ühtegi kohtumist ei tee. Siis on edasi aita 4 jõuda executive tasemel, ise jõuad teemant tasemele ja teenid 4000 eurot kuus. See on enamus inimeste esimene suurem unistus. Et see oli ka minu esimene suurem unistus.
10 kuuga ma siia jõudsin ja peale seda ma otsustasingi, et nii, nüüd ma jätan kõik oma muud tööd ja asjad sinna paika ja lähen edasi siin Siinoga. Et siis liikuda veel kiiremini edasi. Et 4000 eurot Eestis juba annab enamus inimestele ikkagi võimaluse minna juba tegema seda põhitöökohana siin Siinot. Ikkagi reeglina inimene täna Eestis teenib umbes paar tuhat eurot, enamus inimesi heal juhul on ju, võtub inimest mõni muidugi rohkem ka juba, aga 4000 on ikkagi selline juba väga luksuslik lisasissetulek, mis enamusel annab võimaluse minna täiskohaga. Kui sulle 4000 veel ei piisa, et täiskohaga teha, tee vahepeal direktor ära, jõua krooni tasemele, teeni 12 000 eurot kuus, aidates 4 oma meeskonna liiget ka siis sellele teemant tasemele, ise teenid juba siis umbes 12 000 kuus. Ja nii see siit sammukesed edasi lähevad. Kõik on käibepõhine. Ja kui te vaatate nüüd siin selle teie alla on joonistatud sinu meeskonna liikmed ja kujuta nüüd ette, iga sinu meeskonna liikmel, siin Siinos on keskmiselt ühel partneril, ta on 20-25 klienti. Siin Siino partneritele passiivse tulu nagu igas ettevõttes toovad kliendid. Meie eesmärk on aidata tuhandetel, kümnetel tuhandetel, sadadel tuhandetel inimestel üle maailma jõuda parema tervise juurde, aidata oma meeskonna partnerite kaudu kasvatada kliendi baasi ja mõtle, sina teenid iga oma meeskonna partneri poolt tehtud kliendi pealt oma protsendi, kes sa oled seda meeskonna edasi aidanud ja edasi liikuma. Et mida rohkem on kliente sinu meeskonnas, see tagab sulle 100% passiivse sissetulekuna. Siina passiivne sissetulek on 99% täpsusega välja arvutatav selle põhjal, kui palju sul on tiimis aktiivseid püsikliente. Ja kõige tähtsam on see, kõige suurem põhjus, miks mina siin olen. Ma juba oleks elu sees siin Siinoga alustanud, mitte kunagine, kui siin oleks ainult ühekordsed müügid. Nagu tegelikult on enamuses otsemüügi ettevõtetes, vanaaegsetes võrguturundusettevõtetes. Ma ei öelnud ühegile ja. Siin on esimene, millele ma ütlesin ja, sest ma nägin, et see ei ole tupik. Ettevõte, millel puudub igakuine püsiklientide järeltellimuste käive, on minu silmis mõttetu. Mõttetu, tavamüük. Sa võid olla maailma parim müügimees. Paned iga kuu aasta aega nagu põrguline, teenid võib-olla 10 000 eurosi kuus. Aga kui sa oma töö ära lõpetad ja sa järgmine kuu oma selle aasta aja hullu töö tegemise pealt tulevikus enam mitte sentigi ei teeni, siis see ei ole jätkusuutlik minu meelest. Jätkusuutlik on ehitada üles endale äri, mis toodab sulle sissetulekut ka siis, kui sa oled seda hästi teinud, ka siis, kui sa magad. Ja täpselt see on põhjus, miks mina täna siin Siinos olen. Mul on ligi 6000 klienti endal näiteks meeskonnas, ma tean, et see, kui suur on järgmine kuu, näiteks juba ka nende püsiklientide peal saadav siis aktiivne, siis passiivne tulu. Et kasvatame sulle suure meeskonna, suure kliendibaasi ja aitame sinu meeskonna liikmed edasi. Sest mina olen seda ise teinud, täna ma oskan aidata sinul seda teha. Margus, Tanel, Mait, Siiri, kõik, kes meil siin täna tegelikult liinil on, kes on juba vanemad olijad ja tegijad, me oskame aidata teistel uutel inimestel teha täpselt seda sama. Ja see ei ole raketiteadus, mida teha. Me alguses aitamegi kõikidel uutel partneritel teha 10 klienti, 6 partnerit. 10 klienti, 6 partnerit. No sellest saab iga 5. klassi õpilane ka aru, mida tegema siin äris peab. Lepi kokku kohtumisi, teeme sulle 10 klienti, 6 partnerit. Kõik. Finito caputo. Kõik muu tuleb edasi juba järk-järgu. Nagu te näete, see krooni sissetulek on alles algusest. Minul õnnestus kroonile minna 2 aastaga, siis juba Royal krooniks, Margus on juba Black kroonile jõudnud. Nüüd me oleme siin teel kõik oma ambassadoride presidentide poole ja kõik, kes siin täna liinil on samamoodi. Teil kõigil on võimalik põrutada minust, Margusest, Fredist, Tanelist, kõigist möödana. Sest meil on nagu õige süsteem. Kui sinu 2 meeskonda kasvavad kiiremini kui minu Margus, ma sa teenidki rohkem raha. Nii et tere tulemast tiimi. Meil on olemas teadmised, meil on olemas oskused, kuidas seda üles edukalt ehitada, sellepärast et see ajastus on ka väga tähtis. Ja täna siin on suure maailma kasvu algusfaasis.
kordan veel kord, see on põhjus, miks mina alustasin 14 aastat tagasi just selle hetke pärast, mis täna on kätte jõudnud. Sa oled täna nii õiges kohas, kui üldse midagi olla saab. Kogu see Omega-3 maailma domineerimine, globaalse megatrendi, mille me loonud siin Siinoga tegelikult oleme, on nii algusjärgus. Ühel hetkel, kui need tõeline suur maailmakasvu kurv nüüd täna sisse lööb järgneva 2, 3, 4, 5 aasta pärast, annab täna meile võimaluse luua juba selle enne kurvi täielikku käivitamist suure meeskonna, suure kliendibaasi, et see eksponentsiaalselt läheks nagu totaalsesse suurde nagu momentum kasvu, kui me oleme tänaseks siis teinud vajalikke tegevusi. See on põhjus, miks mina olen siin. Ma loodan, et andis ka sulle natukene rohkem pilti ette, kes me oleme, kust me tuleme ja kuhu me liikumas oleme. Ja tere tulemast tiimi ja kõik koos liigume edasi. Ja nagu mu kallile sõbrale Maretile meeldib kuulda, meil on nii hea võimalus, et hoia mütsi peas kinni.